Tallinna Rae piltvaibad telliti 1547. aastal. Teame me seda sellepärast, et esiteks on see sama 1547 aasta kootud piltvaipadesse ja teame ka arhiiviallikate järgi, et ettemaksuks on nii-öelda läänest ehk siis madalmaadest, toona mõeldi selle lääne all, ettemaksuks makstud 150 riiamarka. Suure tõenäosusega on selle tellimuse edastanud raeherra Arnd Pakkebusch, kes ise oli soolakaupmees. Miks Antwerpen? Antwerpen oli toona suur vaibatootmiskeskus ja seal vahendati ka tellimusi. On meil siis 2 suurt Saalomoni teemalist piltvaipa ja 5 verdüüri ehk siis pingikatet. Me täpselt ei tea, miks valis Raad just Saalomoni teema, et on teada, varauuksaegsetes raekodades Saalomoni teema tegelikult oli küllaltki levinud, eriti Saalomoni kohtuteema. Kooti kõik need piltvaibad Engieni linnas ja suure tõenäosusega on selleks töökojaks Henri van Rakke. Ja miks me seda teame, on see, et alates 1535. aastast oli ka Engienis kohustus kududa linna märk piltvaipade äärisesse ja täpselt samamoodi oli kohustus kududa ka töökoja märk. Ja nii linnamärgi kui siis töökoja märgi me tegelikult leiame nendelt piltvaipadelt, mis on ääretult haruldane, sest tavaliselt on need äärised tihtipeale ära lõigatud või kadunud või need on hiirte poolt ära näritud. Peale siis selle 150 riiamargase sissemakse nii-öelda tellimuse tegemist maksis Raad siis 1548, kui vaibad valmis said, veel 349 riiamarka. Nii et kokku läksid need kuskil 500 riiamarga suuruses summas, mis oli ikkagi toona küllaltki suur summa. So the tapestries are quite interesting also on an iconographical point of view. Because we can relate them to a larger production. And that larger production is the production of what we call in French the 1000 fleurs tapestry, which means 1,000 flowers. It's quite a poetic name, but because there is a lot of nature on the tapestry, there are a lot of flowers put next to each other. And then we can ask ourselves, what was the meaning of these flowers? But we think the aim was to represent nature, nature in all its glory, nature that is very rich and that kind of represents an Eden garden, a kind of garden with a lot of flowers, but a lot of different flowers. It's also a way for the patrons of the time to show their botanical knowledge, but also to represent, in this case, themselves. The coat of arms are placed in the middle of the flowers, so representing the city of Tallinn in the middle of this Eden garden, an ideal nature that is always flourishing. Kui me mõtleme tekstiili olemuse peale, siis selleks, et üks tekstiil säiliks, on vaja palju rohkemat, sest nad oma loomulikust materjalist tulenevalt hävivad lihtsamini igasuguste ilmastikutingimuste kui ka tulekahjude ja kogu sellise väljapoolse kahju tõttu. Minule tekstiilikogu hoidjana võib-olla tundub täiesti tavaline see, kuidas meie raevaibad on pakendatud, aga tegelikult sellel on mitu olulist põhjust just tekstiilide hoiustamise koha pealt, et raevaibad on pakendatud rullis, nad on rullitud nii-öelda me ütleme siis välimine pind väljapoole ja vahele on pandud siis selline neutraalne vahekangas, et seda pinda kaitsta ja rullis seismine siis aitab seda, et sellel vaibal ei tekiks mingeid murdejooni, ei tekiks murdumisi.
et see on väga oluline tekstiilide säilitamise koha pealt. Ja loomulikult on jälgitud selle hoidla temperatuur, niiskus, valgustingimused ja igal pool on üleval koilõksud ja üritame siis jälgida, et nende vaipadega mingit sellist suuremat kahjustust nagu juurde ei tuleks, sest tegelikult neil kõigil vaipadel on juba mingit liiki erinevaid kahjustusi, aga nad on ikkagi terviklikud esemed. Aga jah, et kui nüüd tuleviku peale mõelda, siis me tõesti sooviksime neid vaipasid ka hoiustada ja ka eksponeerida paremini. Ja võib-olla eksponeerimisel on oluline just see, et nad võiksid olla riputatud, nagu nad algselt on tehtud sellisteks vaipadeks, mida on võimalik riputada. Et vaipade seisukord on väga erinev. Kõige rohkem on ikkagi kahjustunud küll lõim ja villane kude samuti. On teada, et nad on mingi aeg rullitult hoitud väga pikka aega raekoja keldris, mingid andmed sellele viitavad ja sellest võib ka oletada, et suuremad augud on tekitatud ka siirde või rottide poolt. Võib-olla ka niiskuse kahjustusi, sest igal pool ei tarvitse olla stabiilset niiskust ja temperatuuri. Ja esimene konserveerimine, mis on tehtud teadaolevalt, on üks Salomoni vaipadest, mis 1964. aastal Ermitaažis konserveeriti. Käesoleval aastal novembrikuus kutsusime meie piltvaipu, mida on siis kokku 8, uurima Belgia spetsialistid De Witti konserveerimisstuudiost, sest kuna nemad on tõesti Euroopas ühed esimesed selle valdkonna liidrid ja lisaks sellele, et neil on teadmised, nad ka praktiseerivad igapäevaselt oma stuudios vaipu konserveerides. Ja muuseumi siis tõesti suurem eesmärk on, ütleme 7 aasta pärast, kui avatud kogude hoone on valmis, siis need 8 piltvaipa vaatajatele välja panna. Tegemist on tõesti meie A-kategooria museaalidega, mis tähendab, et me väärtustame neid väga palju, aga kahjuks sellel väärtustamisel on praegu see keeruline nüanss, et me ei saa neid näidata, sest nad tõesti kõik vajavad konserveerimist.